No tšau, ma olen ka siin ikkagi kanalil alles veel. Pole veel uus aastagi, aga tuleb vist hakata ikkagi töödega pihta. Eile tegin veel väikse sõidu, viimane päev, kui suvekatega võis sõita. Võtsin piduriketast sealt rooste maha. Tundub, et enam-vähem auto töötab, aga käigukast vahetas väga veidralt kõike. Nii et võib-olla seal viimane kord dünos juba oli midagi oli juba mäda, et mida ma kahtlustan on see, et käigukasti sees on üks kontaktplaat, mis üldiselt sureb neil esimesena ära, et võib-olla see tuleks ära vahetada. See on niikuinii praegu see sama, mis kastiga kaasa tuli. Kuna see oli mingi 70 000 sõitnud kast, siis ma ei hakanud seda tookord vahetama. Aga tundub, et nüüd tuleks vahetus ikkagi ära teha. Aga tegin väikse listi ka, mis siis see aasta või see talv järgmiseks hooajaks võiks ära teha. Põhikomponendid on siin juba tegelikult üles rivistatud. See ei ole see õige turbiin, mis see vahel läheb, seal on panin siia niisama. Mul on siin all siis, ütleme nii, esimene asi, kõige tähtsam, mis tuleks ära teha, on turbiini vahet. See siin on siis nii-öelda V8 või V12 turbiin. Läbimõõdult veits suurem kui see OM606 külge minev. Selle tarbeks ma saingi siin nüüd ühe V8O ratta või FlexBlade'i. Et põhiline töö, mis sellega siis ongi see, et see kinnitamine tuleb kuidagi saada paika. Põhimõtteliselt, mis neil erinevus ongi see, et loodan, et mulle õli sülle ei tule, juba tuleb. Mis neil nagu erinevus on põhimõtteliselt ongi see nende kinnitusalade avade kaugus nii-öelda tsentrist põhimõtteliselt. Ja V8 muidugi võikski kasutada V8 FlexBlade'i on ju, aga V8 on Mäntvalli kinnitusavad erinevad võrdes näiteks 606-ga. Et seda FlexBlade'i ei saa kasutada, aga mille jaoks ma saan teda kasutada on see, et ma saan võrrelda, panna neid üksteise peale, vaadata, kus teha saab, et äkki on 606 omal nii palju ruumi, et saab selle suurema turbiini sinna ikkagi peale istutada. Kui ei saa, põhimõtteliselt worst case stsenaari on see, et ma kasutan ka V8 või seda V12 koda. Siis näeb seda, et tuleb vaheplaat teha ja ilmselt ühesõnaga. Ma täpselt ei tea veel. Selle jaoks tulebki hakata tööle, et see lahendus välja mõelda. Aga ma usun, et ma saan selle käima, et neid 3000 staal konverterid sealt suures hausingus nii-öelda, neid on nagu saada, aga väiksemas hausingus neid nii väga palju saada ei ole. Kuigi paar tükki peaks olema, aga neil on ka ikkagi kinnitusalad on need nii-öelda V8 omad. Et see osakond tuleb kindlasti paika saada. Lootus on, et kui ma tellin siis selle 3000 staaliga selle väiksema hausinguga konverteri, siis too mahub sinna nii-öelda originaalkoja sisse ära. Aga selleks tuleb see ükskord ära tellida ja siia kohale jõuda. Kui ta kohale jõuab, siis saab sellega edasi tegelema hakata. Järgmine asi, mul siin laual on siis praegu on roolikarbiga lahendus siis sellel autol. Ja mulle see nagu, ta on kuidagi, siuke tunne nagu Sixiga sõidad veits. Ta on kulunud ka ilmselt, tal on mingid lõtkud sees kuskil kohas. Ja siis ma mõtlesin, et teeks siis ta ümber roolilati peale. See latt on pärit siis 210 kere pealt, mis on see sama kere, kus pealt tuli ka see mootor. Ehk siis mul on õige roolivõimu pump juba olemas ja nii edasi. Et võiks olla suht straight forward, nii-öelda lihtne otse külgepanekuga lahendus. Siia on 2 kõrva ilmselt juurde keevitama kerele ja peakski korras olema. Võtsingi lati kohe koos selle originaal sillatala aluse kinnitusega. Ja otsad tuleb siin, sisemised kui välimised otsad siin tuleb teha nüüd mingisugune, sellega tuleb vaeva näha, et see ongi selle nii-öelda lahenduse vast kõige keerukam osa, et siia leida õige pikkusega sisemised otsad, sobiva koonusega välimised otsad, sest et praegu seal kutsikal on ikka väga pisike koonus, siin mingi M10 poldiga vist lähevad need läbi siit ja need ei kõlba. Võimalik, et saab võtta 124 kere E pealt, saab kasutada veits suuremaid rooliotsi, aga see on ka veel täiesti lahtine. Pikkuse poolest nii palju, kui ma mõõdulindiga mõõtsin, siis ta võiks siia ikkagi vahel minna, aga kõik selgub ka töö käigus. Eelmise aasta võlg veel üks käänmik on vaja ära vahetada, kaassõitja poole käänmik on kunagi pihta saanud ja on ta kõver niimoodi, et ratas ongi kogu aeg väikse nurga all. Sillast endist pandid on nii sirgu, kui üldse läks ja enam rohkem ei lähe ka. Nii et see tuleb ka ära vahetada siis kevadel niikuinii, kui juba roolilatte asjad on, et siis tuleb niikuinii see sillast end uuesti teha.
ja ongi hea korraga teha, et oleks eelmine hooaeg keset hooaega teinud, siis oleks pidanud jälle minema sillast tendi, aga saab ühe korraga hakkama. Mis mul veel kirjas on siis? Külmaõhu sissevõtt, see on ka üks tähtis asi, mille võiks ära teha. Et praegu oli ju iga võistlus, tuli eest ära võtta ja siia see nii-öelda võre ette panna, et siia natukenegi jahedat õhku tuleks, siis mis ma nüüd teha tahaks, oleks teha külmaõhu sissevõtt siit poolt. Siin on praegu käigukasti radikas. See rändaks ilmselt siia üles interkuuleri kohale mootorradika ette. See tähendab seda, et võistlustele minnes ei pea hakkama tuld enam eest ära võtma, vaid ta on nii-öelda kohe valmis sõiduks. Ja mis see lisaks veel juurde annab, on see, et ma saan sinna kapoti alla teha seinad vahele või no ma tahangi teha seinad vahele, et ta ei tõmbaks nii-öelda kapoti alt väljalaske kollektorist seda kuuma õhku endale kogu aeg nii-öelda sisse, sest ma arvan, et stardis on see õhk ikka päris kuum, mis ta sealt imeb. No. Juhtmestikku tahaks kohendada. See, mis siin praegu on ju lihtsalt see bensuka juhtmestik kokku rullitud sinna vana aju koha peale, et selle peaks võtma ette koorima sealt kõik ebavajalikku välja ja jätma ainult vajalikud asjad sinna. Ja lisaks on vaja mingid jamad siin välja uurida, miks mul näiteks pasun peale jäi mõnel võistlusel. Ja sellega seoses ma tahakski tegelikult, mis ma kahtlustan, et mis juhtus, et seal lihtsalt läks midagi kuumaks. Et see aju ise läks nii kuumaks lihtsalt seal, ta on praegu täpselt käigukasti tunneli peal ja sinna alla tekib seda soojust nagu oma jagu. Ja tegelikult mul minu arust isegi vist on ventikast, salongi ventikast tulevad need osad torud on puudu, mis peaks minema põranda vaiba alt nii-öelda taha ja jalgade juurde. Ja see aju on täpselt seal all ja mingi hetk, kui ma nii-öelda üritasin kapoti alust jahutada, siis ma panin kuuma õhu peale ja panin puhuma nagu kuuma õhku ventikatest, et jahutaks mootorit ja seda maha enne starti, siis ta tegelikult puhub otse sinna selle aju peale, et väga vabalt võis juhtudagi, et see lihtsalt kuumenes üle seal. Ja aju tahaks tõsta, ma arvan, kindel aeg, kas see on kõige nagu selline mõistlikum koht, kuhu ta tõsta. Et see tähendab seda, et mingid kaablid tuleb ümber teha ja nii edasi. Ja katsuluuk. Üks asi, mis mul algusest peale on katki olnud tegelikult. Et suvel sain ka mõned märkused, kuule sul stardis, et katsuluuk on lahti. Tegelikult ta ongi kogu aeg lahti. Et ma ei saa teda liigutada. Siin on mingisugused plastikjubinad sees, mis lähevadki neil katki. Ja tegelikult on saadaval eBayst on täiesti mingi mõistliku hinnaga, et ei maksa kätte jalga, et on mingi 20 euriga, 50 euriga on saadaval see kogu kitt, mis tuleb välja vahetada. Mootor on tal korras, seda ma olen testinud, taga panin pistiku külgel, vajutasin nuppe, siis katsuluugi mootor iseenesest töötab. Nii et see on lihtsalt vaja lahti võtta ja siis need plastikud seal välja vahetada, siis peaks saama täiesti toimima katsuluugi. Ja muus osas, ma ei tea, käigukasti padi tuleb teha mingisugune tummisemise. Et ma mõtlesin selle peale, et osta üks uus käigukasti padi ja valadada siis nii-öelda, mitte nii-öelda, vaid osta uus käigukasti padi ja valadada klaasiliimiga täis või mingisuguse muu polurentaaniga. Klaasiliim lihtsalt tundus kõige kättesaadavam, aga võib-olla selle jaoks on. Kel on kogemust, siis võib jagada, et kust saab osta või on kellelgi mingit väikest jääki alles, et millega saaks ära valada selle käigukasti padja. Et ta originaalis on niimoodi, et tal on seal keskel mingi siuke, ta on suhteliselt vähe toestatud, aga siin ikka seda on nagu väänet mingil määral on ja tundub, et ta lõhub seal päris kiiret ära, sest minust tookord siia sai ka uus pandud ja praeguseks on ta juba katki, et tal ei ole seda liha seal piisavalt, mis toetaks. Ja mul ei ole seda pehmust nii väga vaja, et ma tahaks lihtsalt, et ta hoiaks koos, et ta ei sõidaks seal niisama ringi. Vot, aga vist ongi nagu uuenduslik kõik, kui siin tahta ja aega väga palju üle jääb, mida ma nagu kahtlustan, et jääb, siis siin kerel on roostekohti, millega võiks tegeleda, on igast mõlka uste peal, kriime, et kui on tõesti aega palju, siis võib nende asjadega tegeleda. Muidugi stange võiks ka valmis teha kunagi. Aga need on kõik siukses teises prioriteediklassis, et praegu neid küll tegema ei viitsi hakata. Nagu esma tähtsate asjadena neid tegema ei hakka praegu ühesõnaga. Esimese asjana ikkagi põhimõtteliselt tuleks mootor maha võtta, kast laiali saada, et ma saaks turbiini asja hakata aretama, sest selle tellimine ja nii edasi, see võtab kõik aega. Jätkame siis videoga. Mingi paar nädalat mööda läinud sellest hetkest, kui mootori maha võtsin.
Vahepeal tegin siis rohkem mõttetööd turbiiniga seoses ja ka roolilatiga seoses. Et mootor maas, siin pukis, turbiin on põrandal, käekast on eraldi seal on ja ma arvan, et jätame need selles videos sinna paika, kus nad on. Nii palju võin öelda, et uus turbiin on tellitud ja jõuab circa 6 aja pärast. Ja ma arvan, kui see kohal on, siis hakkame selle osakonnaga pihta, aga praegu las ta jääb, see on mõttetu teooria, mida seal ainult rääkida saab, et siis vaatame, kui jupid kohal on, siis hakkame nagu päriselt asjaga pihta, aga siia video lõppu ma arvan, et teeme siis tööd edasi roolilatiga. Et see mõttetöö, mis ma siin vahepeal tegin, oli seoses siis põhiliselt roolivarrastega, sest latt, mis kasutusel on siis V210 kere pealt. Siin on mõned probleemid, siis nagu näha, see tagumine on siis see, mis seal küljes oli. Esimene erinevus kohe, mis silma paistab, pikkus on erinev, on ju. See originaalpikkus ei sobi, on vaja lühemat. Ja teine erinevus, mis on see koonuse mõõt. Sellel kutsikal siis on kõvasti peenem koonus kui punnsilmal ja teine erinevus, mis tegelikult veel on, miks ei saa kasutada kutsika nii-öelda rooli otsi, on see, et neil ei ole, et nad on nagu teistpidi, siin see vardasüsteem on hoopis teistsugune. Välimised rooli otsad on väliskeermega, aga nagu näha, siin on sisekeermega. Ja mis ma siis välja luurasin, oli siuke asi, et kasutuse läheb suure tõenäosusega, kui arvutused on õiged. Peaks sobima siuke kombo siis 210 originaal sisemine varras või ots ja Opel Meriva välimine ots. Miks just Opel Meriva oma? Põhjus on lihtne. Tal on õige koonus lihtsalt. Kui nüüd vaadata, siis see on mul tagavara käändmik, kutsik oma. Siia isegi ei lähe sisse, siin on minu arust kas M12 või M14 mutter üldse. 14, jah. M14 mutter ja see ava, mis siin on, see on üldse nagu, ma ei tea, kutsikal on M10, see, mis kinni vajab seda otsa siis. Ja nende parameetrite põhjal ma otsima hakkasin, siis põhimõtteliselt M10 ja see koonuse mõõt oli mingi 10,6 või mis iganes ja millele ma jälile jõudsin, siis oligi Opeli rooliots ja see istub siia ideaalselt sisse ja pikkuse poolest praegu muidugi on niimoodi mul pandud, et ta on enam-vähem mõlemale poole reguleerimisruumi sama palju. Ehk siis see rooliots lõpeb kuskil siin sees. Ja praegu on juba pikkusest nii-öelda võitu circa 7 centimeetrit. Nüüd siis tulekski see vana süsteemselt ära koorida ja vaadata, kas me peame siit selle sisemise otsa pealt, siin tegelikult ju keeret on nagu piisavalt veel, et kui vaja, näete, see ei olnud otsa peal, et kui vaja, siis tegelikult siit saab veel maha lõigata mingi jupi, kui peaks vaja olema veel lühemaks teha. Aga kust peaks alustama, on siis esiteks eemaldada kogu see vana süsteem siit, see tähendab seda, et siit poolt roolikarp ja siit poolt on siis, ma ei teagi, mingi abi õõts või asi, rooli amort ja siis lasta käändmike küljest need otsad lahti, peaks seal kogu krempli eest ära saama ja siis saab siia hakata sobitama seda latti, vaatame, kuidas siia sisse läheb. No Karl, mida sa korraldad siin? Juba rääksin, läks sisse. Toimis nii nagu vaja või? Jaa. Põhimõtteliselt ma panin kõik jupid, sul enne laua peal olid. Panin lihtsalt otse külge ja juba on salongis keeratav rool tegelikult. Täiesti plug and play. Need kinnitused on muidugi siin väga loovad. Need on väga head praegu, aga rattad pööravad, võib nii palju öelda. Rattad pööravad. Roolilait ka pöörab praegu natukene. Jaa, sul on see muutuva kokkujooksuga roolilait on praegu. Aga rooli otsad või need vardad on ikka liiga pikad, sest rattad on nagu, niimoodi. No, eest on näha, et praegu on see drifti auto setup on, et ette seda grippi juurde saaks. Nii kulub küll rehv rohkem, aga grippi rohkem. Et
põhimõtteliselt praegu, noh, ütleme see kinnituse teema, see on väga lihtne lahendada. Ainuke asi, mis nüüd keerulisemaks läheb, on see, et see rooli, see toru, mis tuleb nagu salongist. See tuleb nüüd natukene siia alla poole tuua. Salongi poolt ma vaatasin, sealt on kõik okei tehtav nagu. Et Peab kere lõikama või? natukene peab jah. Doosipuuriga sealt laskma selle ava suuremaks veits. Siis pärast mingi õige suurusega selle katte peale teha lihtsalt. Aga üldpildis tundub, et nagu Toimib lahendus või? pigem saab tehtud ikkagi, jah. Saab selle Sixi tehnoloogia siit kapoti alt välja põhimõtteliselt roolikarvi. Jah. Vähem moodsama tehnoloogia peale siia. Jupp. Aga ma ei tea, kas sa rääkisid, kui rääkisid juba, siis lõikad välja pärast, aga mis selle roolivõimu pump sobib sama või? Roolivõimu pump läheb selle, mille pealt mootorgi tuli. Mootoriga koos tuli ju roolivõimu pump ka. See on mul alles üleval. See läheb külge. See, mis praegu peale see ei sobi. Need on täiesti erinevate rõhkudega. Ma mõtlesingi seda. Jah, aga see on selles suhtes tuleb täpselt sama koha peale ja mul on kõik need õiged rullikud ja asjad on alles. No, väga hea. No hea, et kõik pahtsa ei ole hoitud. Ja, et ei ole midagi ära visata. Ja no see on järjekordne, see kinnitus, et mitte midagi ei tohi mitte kunagi ära visata. Ja alles, mis meil siin eelmine nädal, kuna me bussi remontsime, meil oli see mootoritule teema, kus juures me saime selle korda. Kuule, kas me prügikassi siin allesse või? Otsin välja. Räägime selle kohe siia vahele ära, et see mootor selle video tuli. Lõppu. Ühesõnaga, selle kohta ma niikuinii selles videos rohkem midagi tegema ei hakka. Ja, ühesõnaga, siin on joon all. Toimib. Ja nüüd on kinnitused järgmiseks sul seal vaja teha. Aga me tegime bussi ka korda, ilmselt. Lõpuks tegime korda. Vaatame kohe, mis Karl siin otsib välja, aga tegelikult see probleem, see toru, mida me lappisime, ma arvan, väga suureks probleemiks ei olnud tegelikult. No ta võis olla, aga ühesõnaga me tegime... jah, see karteri tulutuse koht on ju. Just, aga me tegime seda vana head lekke testi ja ennem kui me jõudsin rõhu sisse lasta, siis see oli see nii-öelda toru interkuulerist trosselisse või? Ei, interkuulerist EGR-i. No EGR on otse selle nii-öelda sisse laske kollektori küljes. Aga noh, see on näha, et see tahab, kui ta siit ei oleks läinud, siis ta oleks siit läinud või siit või ühesõnaga igalt poolt on see täiesti läbi. Ja siia asemele sobis, suhteliselt hästi Luxedani üks lõdvik, nii et väga hea, et see ikkagi riiulis alles oli. Kõik prügi peab alles jätma ikkagi. Aga see oli hea kiire fix, et tegelikult see oli õige lõdvik, oli 15 €, ma tellisin ära juba, et see õige lõdvik jääb meile siis riiulisse, et kui see Luxedani oma peaks mingi põhjusel ka ära amortiseeruma seal samas kohas, et siis saab selle täit tutika sinna panna. Jah. See oli hea leid, aga ühesõnaga ma arvan, et seda puusti lekkis sealt päris mõnuga ja samasuguse lõdvikuga ma viisin sinna Harri juurde veel, et polnud ime, et seal jõudu pole. Tegelikult sellega oligi, me kustutasime tule ära, vaatasid nagu linna vahel sõidad, ei viska polema, aga linna vahel koormus tühja bussiga ei ole nagu absoluutselt peaaegu. Ma arvan jah, et see amplituud oli nii väike, kus sa said sõita. Võib-olla puust ei tulegi peaaegu, on ju. Jah. Aga siis, kui maante peal mingi 90 pealt, siis lõib põlema, siis ongi see, kui tuuletakistus hakkab juba koormust tekitama. Või on mingi asja seal korradi kongis ja nii edasi, et siis läks natuke raskemaks asi. Bussile varsti ülevaatus, vaata, siis on vaja järjest neid väikseid vigu korda teha, et kui jätad kõik ühe korraga tegemiseks, siis läheb juba palju aega. Aga nüüd peaks olema suht siuke paugupill. No ma arvan küll. Keegi võib, kes chip tuuningu tegeleb, siis võib kirjutada meile, et võiks bussile äkki mingi stage 1 peal teha. Veab seda käru vähe reipamalt, aga see ei ole siukene... Kuluks ära, on ju. See ei ole siukest must have nimekirjas, on ju. Vot nii. Kuule, aga sul mootor ka pukis, mis sa mootoriga edasi teed? Praegu ei tee midagi siin videos. Sellega vaatame... Mootoriga ma ei tee üldse midagi tegelikult. Mingi servisid pidid tegema ju, mingi piustijäänd, piustid asjad võtab maha, vaatab need üle, aga mitte siin videos. Tuleb CDI klapi vedrud ka või? Saab pööred kõrgema tõesta. Sul oli mingi kerge valve-float, oli seal vist me kahtlustasime ju? Jah, ma ei tea. Seal lõpus nagu just tekkis. Plaanis otseselt ei ole. Okei. No selge. Väga ei viitsi sinna mootorisse hakata süvenema, see võib nimekiri või äkitselt pikaks minna, nii et parem töötavat asja mitte näppida. No nagu ikka. Õige värk, ära parem näppi, muidu läheb vaisema tõesti. Võt, siuksed lood siis aasta lõppu. No väga hea. Et ma ei tea. Nagu ikka siis, like ja subscribe ja näeme uuel aastal või? Jah, tšau. Ahai.